ID-kaart on isikut tõendav dokument nii pärismaailmas kui virtuaalses maailmas ja ID-kaarti saab Kodakondsuse Migratsiooniametist. ID-kaart näeb välja sihuke ja on ta kõigil inimestel ühesugune. Virtuaalses maailmas saab teha täpselt sedasama asja, et tõendadki, et mina olen täpselt see isik. Et mitte mingisugust erinevust ei ole, et lihtsalt inimese asemel kontrollib sinu isikut siis nüüd arvuti. ID-kaarti saab siis kasutada erinevates veebiportaalides. Kõige tuntumad neist on tõenäoliselt Eesti riigiportaal, kus inimene saab vaadata enda kohta käivaid andmeid, olgu see siis nüüd pensionisammas, sõjaväekohustused, kinnisvara, igasugu kõrgkoolidega seotud andmed. See nimekiri, mis seal Eesti portaalis on võimalik inimesel nagu kontrollida enda kohta, on hästi pikk ja igaüks on soovitatud, et igaüks vaatab ise, et mis teda seal huvitab. Lisaks on võimalik ID-kaardiga ka muidugi kasutada internetipanku. Ja on ka see asi, et kui erinevates pankades peavad sul olema erinevad parooolikaardid, siis ID-kaardiga saad sa kõikidesse pankadesse ühtlaselt ligi. Lisaks on siis muidugi vanematel võimalik näha ka oma lapse andmeid e-koolis, mis on tema hinded, mis on tal õppida. Et sihuke hea võimalus hoida silma peal, mida pisikesed teevad. Et selleks, et ennast enda isikut tuvastada ID-kaardiga, on sul vaja esiteks füüsiliselt ID-kaarti ja teiseks on sul vaja ka kindlasti oma PIN-koode. Et kui keegi üritab sinu isikut kuidagi võltsida, siis on tal neid mõlemaid vaja. Topeltkontroll. Ja teiseks on veel see asi, et kui ID-kaart varastatakse või kaob ära, siis on alati võimalik kohe helistada ja lasta oma ID-kaart kinni panna, siis ei saa sellega enam mitte ühtegi elektroonilist toimingut teha. See kinnipanek toimub momentaalselt kohe peale helistamist. Ja võib-olla ka siis sihuke asi, et kui te olete endale saanud need ID-kaardi PIN-koodid, et ärge jätke neid kusagile kellegile kättesaadavasse kohta rahakoti vahele niisama kuskil klaviatuuri alla vedelema. Et selleks, et midagi paha teha, on vaja teie ID-kaarti ja teie PIN-koode. Veebimaailmas ID-kaarti kasutusele võtta on vaja teatud asju. Et üks nendest on kindlasti teie enda ID-kaart. Teiseks on PIN-koodid, et ilma kahe nendeta ei saa midagi teha. Ja tehnilises mõttes on teil vaja kindlasti internetiühendusega arvutit, kaardilugejat, mis tuleb siis ilusti arvutiga ühendada. Ja kõik, mis nüüd järgi jäänud, on veel tarkvara, mida saab ilusti ühe veebilehe vahendusel automaatselt paigaldada. Et üle jõu ei tohiks see otseselt kellegil käia. Et tuleb lihtsalt jälgida juhendeid, mida seal tarkvara installatsiooni käigus teile öeldakse. Arvuti seadistamiseks nagu ID-kaardiga tööle on kõige lihtsam minna näiteks ID-kaardi portaali id.ee lehele ja sealt lehekülje pealt on juba võimalik lihtsalt jälgida juhendit, et mida teil on vaja ID-kaardi elektroonseks kasutamiseks. Et siin nimekirja all on ka kohe ilusti kirjas, et ID-kaardi tarkvara, et nüüd ma näitakski, et kuidas selle ID-kaardi tarkvara siis paigaldada saab ja kui lihtne või raske see on. Et vajutame siin ID-kaardi tarkvara leheküljele ja siis visatakse meil ilusti lahti niisugune lehekülg, kus on kolmekeelselt juhendatud, kuidas ID-kaardi tarkvara paigaldada. Nii, ja kui me nüüd siis vajutame siin jätka, siis tuleb meil lahti esiteks üks teavitusaken, mis tahaks, et me paigaldaksime või lubaksime ID-kaardi tarkvara paigalduse. Et kui me siia peale vajutame, ütleme, et jah, lubame, siis ta läheb ilusti edasi ja pakub siin nüüd, et kas me jätkame täisautomaatse paigaldusega. See meile sobib. Ja nüüd toimubki tarkvara paigaldus ja üldjuhul ei tohiks kasutajal enam mitte mingisugust tegevust siin nõutav olla. Ja tarkvara paigalduse käigus, et kui teil on arvutis paigaldatud ka Mozilla Firefox, et siis teil tarkvara paigalduse käigus küsitakse, et kas te tahate ka Mozilla Firefoxile tarkvara paigaldada. Ja selle jaoks tuleb siin ka lihtsalt lubada tarkvara paigalduse.
ja see asi peaks ise nüüd automaatselt jälle ilusti kõik ära tegema ja kasutajalt enam midagi lisa ei nõuta. Ja tarkvara paigalduse lõpus oleks soovitatav teha arvutile taaskäivitamine, et kõik tarkvara muudatused saaksid ilusti ära registreeritud. Ja peale seda peaks ID-kaardiga nii-öelda sisemine kõigisse portaalidesse ilusti toimima. Ja kui arvuti on taaskäivitanud, siis kuvatakse teile iga õnnesoove, et teie tarkvara on edukalt paigaldatud. Ja peale seda tuleks igaks juhuks ka kontrollida järgi, et kas teie sertifikaadid on kehtivad. Ja seda saab teha jälle samamoodi sellest id.ee portaalist. Et seal on niisugune alajaotused, mis juhendab, kuidas sertifikaate kontrollida ja uuendada. Ja seal avatakse lihtsalt uus veebileht, mille peal jälle automaatselt uuendatakse teie sertifikaadid, kui see on vajalik. Näiteks võiks nüüd siis proovida riigiportaali sisenemist. Et selleks tuleks minna eesti.ee aadressile, kontrollida, et arvutiga on ühendatud kaardilugeja, et teie kaart on kaardilugejas, valida riigiportaalist ülevalt kodanikule alajaotus. Sealt kohe on suur link sisenemine. Ja kuna te sisenete ID-kaardiga, siis valida sisenemine ID-kaardiga. Nüüd peaks teilt küsima sertifikaadi valikut, valite ära ja nüüd küsitakse teilt PIN-koodi. Peale selle panekut oletegi riigiportaalis sees ja saate vaadata kõiki endaga seonduvaid andmeid. Et kui tõesti mingisugune probleem peaks tekkima ükskõik millise sammu juures või lihtsalt tahetakse, et keegi juhendaks, kuidas ID-kaarti kasutusele võtta, siis selle jaoks on meil ööpäevaringne telefon, mille number on 1777 ja samas saab ka saata meile kogu aeg e-maile aadressil abi@id.ee.